proua Piht, te rääkisite, et teil tuldi elukohta Meriväljal ja küsiti, kus on teie mees ja siis, kui te rääkisite, et on näha, et ta võib olla pääsnud, siis öeldi, et jah, me teame, et ta on pääsnud, kuid me jäime hiljaks. Kas need tulijad, mismoodi nad välja nägid, kui vanad nad mehed umbes olid? Tõesõna tol korral, kui neid mehi mulle isegi näidatakse, ma ei mäleta neid. Ja ei mäleta ka neid, see sõbranna, kes oli kindlasti, täitsa kindlasti, aga nad olid noored mehed. Ja tol korral oli politsei, minu jaoks ainult üks politsei, kas ta oli kaitsepolitsei, kriminaal või mingi jälitus, on ju ka mulle aru saamatu. Tähendab, see tol korral ei olnud, minu jaoks tõesõna, ma isegi vist hakkasin naema, kui mu käest küsiti, et kus teie mees on, ma ütlesin, et te peaksite ise varemini teadma vast, kui te politseist olete. Nii et... Kas nad mingid töötõendid ka näitasid? Jah, näitasid küll ukse peal, näitasid küll, aga igal juhul mingid töötõendid. Tõendid näitasid, jah, olid. Nad oleks tõendad, et nad on ikkagi on, kusjuures eelistati ette. Selles mõttes oli asi soliidne, aga nad pidid tulema hiljem ja selles mõttes... Kas oli selle Estonia, mis päeval? See oli kas Estonia hukkumispäeval, mis kella? 1. oktoobril oli see. 1. oktoobril. Ja mulle tundub, et see oli vist õhtupoole kuskil igal juhul pärast lõunat. Ma vist olin seda filmi käinud juba vaatamas. Minu meelest küll oli, jah. Muidugi nüüd on juba raske täpselt meenutada ka neid asju, mis ikkagi 13 aastat tagasi toimusid, mingisugused ebatäpsused. Aga see asi jääb kindlasti hästi meelde, sest see on ikka niisugune. Mul on nii meeles sellepärast, kuidas ma seisin ja kuidas nemad tulid. Nad olid pikad mehed ka küllaltki see, aga loomulikult mitte nägusid, ma ei mäleta. Kas nad rääkisid eesti keelt? Eesti keelt. Puhtalt? Täitsa ehtsad eestlased olid. Ja minu mõelest neile tegi endale ka kõik see asi nalja ja isegi ma mõtlesin pärast, et kuidas te võisite, et kas te olete ikka niisugusel positsioonil ja nii pädevad, et te võite sellise vastuse öelda, sest et vastuseid igasuguseid saadi politseist. Näiteks üks sugulane, kes helistas, ma ei mäleta, kas oli teisel päeval või igal juhul siis, kui juba hakkas kaduma ja kõik hakkasid ju sugulased ja tuttavad huvi tundma ja kuhu nad helistasid kõik, ma ei tea, aga näiteks oli ühele vastatud nii, et ärge muretsege, Piht on juba nii peen vend, et küll tema enam-vähem ise teab, mis teeb. Et kust võtta selline otsustamine inimese üle, tema käitumise üle ja kes, võib-olla see oli lihtsalt mingisugune, ma ei tea, vanasti nagu turumilits või midagi taolist. See on mingid laused sellele hiljaks jäime, mis lasid ka või? Ei, mitte midagi, jah. Ja me kõik siis jäi ja ma enam ei mäleta, millest me veel rääkisime ja ma ju tõesti kodus või kapis oma meest ei varjanud, nii et... Siis jutt oli veel sellest, et vaadake raamatute vahele, nad ise läbi otsi, nagu ütlesid, vaadake raamatute vahele, kas on mingid dokumenti. Mis dokumenti need võisid? Ei, mitte selles mõttes... Muuseas, nemad ei öelnud seda. Seda ei öelnud nemad, vaid kes seda ütleski? Kas ma käisin, see ei olnud ka mitte härra Karmi. Sealt sellest, tema vist kriminaalpolitsei. Kelle juures ma veel käisin, mitte selles mõttes, et ma nüüd midagi, ma ei saanudki aru, võib-olla tõesti midagi eluliselt vajalikku niisugust, oleks leidnud enda jaoks võib-olla selgituseks. Ma arvan, nad mõtlesid seda, sest me ei laskunud sügavamale selles mõttes jutuajamisse. Arvestades teie mehe töökohta ja tema positsiooni ja ta oli nagu ikkagi ühes vahetuses laeva peremees. Te olete maininud, et aeg-ajalt oli mees ka ärevuses, sest talle tulid mingid telefonikõned, et laeva peal ta teadis, et ei ole asjad kõik korras. Ei, ma seda päris niiviisi. Ma ei ütleks, et ta ärevuses oli. Ilmselt oli ta ikkagi väsinud kogu sellest rootsi keelest ja mitte ainult keelest, vaid ka selle sõidu õppimisest. Telefonikõnesid ma niisugust asja ma ei tea tegelikult, et meil selles mõttes ei. Ma pidasin silmas seda, et eravestluses, et nagu nüüdki oli, et ikkagi ta ikkagi paistab, et rääkis ikkagi õigust, et Estonia peal ei olnud kõik asjad päris korrast. See, mis tuli tolli poolt just.
Nojah, ta oli peal, no võt seoses selle kurdidega võib-olla hakkas ta sügavamalt mõtlema ja noh, võib-olla analüüsima, aga ma ei ole pädev vastama, sest isegi kurdide loost no ei rääkinud kõike ja mina ei uurinud ja ühesõnaga see oli noh, niisugune, võib-olla tõesti ma ainult niisuguse nalja toonis ütlesin, et noh, et kus siis need suured rahad nüüd on, mis öeldi, et kus sinu osa on sellest, siis ta tõesti, ta isegi ei vastanud midagi, et noh, tõesti nii tobedale küsimusele enam vastatagi ei osanud, aga see oli noh, inimesed ju tol korral rääkisid kõik, et keegi on kasu saanud sellest vedamisest kaptenist alates ja midagi taolist, aga muid niisugust ärevust ma ei oska küll öelda, lihtsalt inimene oli väsinud ilmselgelt, sest et noh, ei olnud üldse mingisugust puhkust ja isegi ju ennem kui ta läks Estonia peale, ta sõitis selle St. Patricku peal 2 nädalat ja kohe läks üle Estonia peale, nii et mingit puhkust tal ei olnud siis, kui otsustati see, et ta jääbki Estonia peale, tuleb nagu Soome liinilt ära, nii et ilmselt oli ka väsinud, ma arvan küll. Nüüd teile määrati väga kummalistel tingimustel või väga kummalistel pakkumistel kompensatsiooni, kas sellest ei räägiks lähemalt? Nojah, kolmapäeval, kui meid sinna kokku kutsuti, siis pakuti seal 4 erinevat varianti olid. No ühesõnaga kõne alla tuli, kõik nagu mõtlesid üheselt, et saada nagu raha kohe kätte, aga seal pakuti siis selline variant, et kui te kohe saate, et siis te ei saa seda kohe, vaid noh, see lükkub nagu paar kuud edasi. Aga veel oli variant, veel 2 varianti, mingid niisugused, mis arvestused seal oli tehtud, aga üks nendest oli see 3, et hakkame saama nagu kompensatsiooni igakuist. Ja seal on arvestatud siis mehe keskmist palka ja naiste ja meeste keskmist eluiga. Naistel on see 77, nii et kui siis see ära jagada kõik, no ma ei tea täpselt, ma ei oska praegult öelda, aga ma arvan, et lõpuks tõesti jääb sellest võideva raha järgi. Kui ma olen 77-aastane. Te peate silmas inflatsiooni. Just nimelt, loomulikult, jah. Ja isegi praegult, kui ma hakkan saama, siis ei ole ka see, ma ei usu mitte sugugi, et ta oleks 28 000 nagu oli abikaasa palk, mis tuli, noh nüüd me võime seda avalikustada, sest ma ju esitasin palgatõendid Skuldile ja sealt tuli see välja, kui suur oli. No ta tegi praktiliselt tööd 2 koha, kas ka lootsitööd ta tegi? See oli lootsitöö, ma ei oska öelda, mismoodi see tasustati ja midagi tasustati, kindlasti ma tõin need palgatõendid Estline'ist ja Eesti merelaevandusest ja ma ei ole kompetentne. Palju te nüüd ütleme iga kuu hakkate saama siis? Ei tea täpselt praegu, mismoodi seda siis jagatakse, praegu ma ei tea. Kas inimesed nõustusid sellega? Ei, loomulikult ei nõustunud. Inimesed olid, me pidime täitma, kirjutama, millega me nõus oleme. Ma ei saanudki aru, miks meid sinna kohale kutsuti, kui juba ette teati, et seda ei ole võimalik üldse niiviisi ellu viiagi. Praktiliselt meid oli kõikide nendele korraldajatele või see advokaadibüroole Harras ja Lään või see Kaasik ja Koo, Harras Lään oli seal kohal, selge neile, et korraga meile ei maksta seda välja, kuna see ei pidanud olema Eesti seaduse kohane. Aga täpselt, kui palju igaüks hakkab saama, ma ei tea. Ja igahel on ta erinev, sest nüüd läheb juba mängu ka kadunu keskmine palk. Teie autoga juhtus siin kogemata üks kahjuks kummaline asi, kas sellest ka natuke läheb? No ei oska öelda, ei tea, kas see oli seoses sellega, aga jah, millegi pärast autoratas oli lahti. Kui ma koju jõudsin. Teil oli Volga, eks? Volga, jah. Kas ta on nüüd keeratud, aga päris ise need rattad niiviisi, need kruvid või poldid sealt ka nüüd lahti ei läinud. Kas seda tegid huligaanid või? No laeva peal oli ka nii tark torm, kes keeras väga suuri polte välja. Nii et võib-olla ka oli torm. Siin olidki vihmased ja külmad ilmad võib-olla. Nüüd ju üks hukkunu tuli, ilmus välja. Te olete sellest omajagu ärevuses. No šokeeritud küll selles mõttes, et ma isegi ei oska seisukohta võtta. Mind puudutab ja ma arvan neid kõiki, kes ei ole ikkagi oma lähedasi maha matnud.
on eile õhtust saadik ärevuses, sest keegi ei tea, keda võidakse veel šokeerida selle kadunud vee peale ilmumisega, mis on ikkagi šokk omaette. Eks omajagu üllatab, no ütleme küll, et vähemalt saadi teada, kes ta on. Minu jaoks on see tõesti suur üllatus, et pass on nii selgesti loetav, et seda võib välja lugeda, kes ta on. Ja teiseks mina leidsin, et Andi Meister on meile nii üheselt vastanud, et tema ei tegele inimestega, siis nüüd ta oli eilses avalduses osanik ja ütles, et jah, see on see ja see inimene, ta oleks võinud ju kohe keelduda. Me tegeleme laeva tehnilise poolega, aga mitte inimestega, aga seal ta juba tegeles inimestega, nii et ma ei saa ka temast aru. Kui me pöördusime ju tema poole kirjaga, et võib-olla te võimaldate meid kuidagi või võimalust vaadata Sillast filmi, siis ta ütles, et komisjon ja tema isiklikult kaasa arvatud ei tegele inimestega, vaid hoopiski laeva tehniliste vigade uurimisega või õigemini, kas on siis laevatehas süüdi või kes on süüdi sellega. Jah, ma usun, et eks ta ole neid üllatusi teinud ennemgi ja ilmselt teeb ka edaspidi. Tundub, et minu jaoks on veel see ise on teinud